Ma lugesin üle, ma olen üle 1200 klipi teinud oma mõttespekulatsioonidest. Sellepärast me eriti ei tee, aga mõtlesin uue aasta alguses on ikka selline mõte nii aktiivne, et vaata kõik paluvad, et aita, ma ei tea, astroloogia aita mind Jumal, aita mind vaimne õpetaja, aita mind ülihing, püha vaim, aita mind emake loodus. Mina ütlen, et aita mind Einstein. Ja aitabki Einsteinil on 2 sellist värssi, ütlust. Üks on see, et niikaua kui sa mitte midagi enda puhul ei muuda, oma harjumused, oma iseloom, oma elukäsitlus, oma paradigmat ja ikkagi ootad muutust, siis see on see võimalik, aga see on 0,01%, et see inimene on tegelikult hullumeelne, kes ootab muutusi ja ise mitte midagi ei tee oma eluga. Ja teine ütlus on see, et kui öeldakse, et on probleem, et probleemi on vaja lahendada, siis enne, kui ma hakkan probleemi lahendama, siis Einstein ütles nii, et kui mulle antakse 60 minutit, siis 55 minutit ma tegelen sellega, et see nagu sügavalt läbi töödelda või tutvuda, et milles selle probleemi nagu kõikidest aspektidest ja siis 5 minutit raiskaks selleks, et probleem lahendada. Täpselt samamoodi on siin maailmas, eks ju. On pikk rida halbade iseloomudega ja väga madalate teadustega inimesi. Ma võtan riigijuhte, poliitikuid. Ja loomulikult meil on valik, et ma valin nagu selle varga, et see varga on natuke valgema särgiga, et ta ei varasta nii robustselt nagu see varas või see pätt. Täpselt samamoodi on inimesed, kui nad ei ole aru saanud, mis teevad intoksilised ained, eks ju, meiega, eks ju, alkohol, narkootikumid, siis intoksiline kultuur, filmid, muusika, mis ta meie teadusega teeb. Ühesõnaga, niivõrd madalad iseloomuomadused on meil kõikidel. Et me nagu pakume kogu aeg lahendusi, nagu Einstein ütles, aga kui sa ei ole probleemiga tutvunud, sa ei saa aru, millest see probleem koosneb ja kogu aeg lahendad, siis ongi kinni saba lahti, eks ju, nagu lõputud. Me pakume seda lahendada, see partei, me pakume seda lahendada, see partei. Lihtsalt, kui meie teadus on hästi madal ja me ei ole aru saanud nagu vaimsetest põhiseadustest, hing, ülihing, mateeria, vaim, eks ju, igavene, ajutine, patt, mitte patt, karma, A-karma, B-karma, hea karma, halb karma, eks ju, head ja halvad teod. Kui me seda omakuse püüdmatust, tänulikkust, alandlikkust ja kõiki neid omadusi on sinna 0 lähedale, siis ja oodata, nagu ime juhtub, siis tulevad kas halvad lahendused või see hullumeelsus, nagu ma ütlesin, Einsteini siis 2 geniaalset ütlust, et muutust ei tule, raudselt ei tule, kui ma ise ennast ei muuda, esiteks, ja kui ma ei tea, mis on selle probleemi üdi, et miks me kannatame, miks on surm, sünd, vanadus, haigus, viha, kadedus, miks see ratas on, et kuidas sellest rattast välja saada, et see teadus ja filosoofia ja õpetus on olemas ka veedades, ilmselt teistes kultuurides ka väga põhjalikult, aga kui me ei süvene, ei viitsi midagi teha ja ootame muudatust, siis me olemegi nagu need surma-sünnitsüklis sellised džiivad või atmad hinged selles kehas, tolles kehas, selles samastamises ma olen mees, naine, vana, noor, jänku inimene ja tegelen põhimõtteliselt 4 asjaga ennast kaitsta, eks ju, siis et sugu jätkata, seksuaalelu ja siis söön ja magan 4 asjaga põhimõtteliselt. Vahet üle inimene, loom, kõik tegelikult nende 4 asjaga, aga saada sünnisurma tsüklist välja ja aru saada, mis on hing ja mis on igavik ja mis on ajutine materiaalne energia, mis on ka igavene, aga pidevalt transformeeruv, nagu keha muutub kogu aeg. Kui me nendest asjast aru ei saa või taha aru saada, siis see pilt jääb samaks. Lihtsalt sellised hetkevärgid korraks jõud ennast seaks, see on korraks hea, eks ju. Vaatad mingi odava filmi, siis on ka korraks hea, eks ju. Ja nii edasi.